Tere tulemast vaatama QTV oktoobrikuu saadet. Mina olen Eliise. Ja mina olen Markus. Vaatame nüüd üle, mis toimus teisel sügiskuul, ehk viinakuul, ehk rehekuul, ehk hingekuul, ehk porikuul, ehk orjakuul. Oktoobril oli meie abiturientidel võimalus 9 päevaks keastuda õpetajaks ja tunda läbi selle nende rõõmu ja muret. Enne seda toimus ka kontsert, mille lõpus leidis aset võimuvahetus. Oktoobril aset leidnud õpetajate päeva hommikut alustas kontsert, mille käigus andis kooli juhtkond omanimeliste kruuside näol võimu üle meie tublidele abiturientidele. Pärast pidulikku kogunemist said 12-mendikud kättproovid õpetaja ametis. Päeva lõppedes tegi Kris Norman intervjuu direktori asetäitjaga. Kuidas möödus teie päev? Direktorina, asedirektorina. Ja väga meeldivad. Hommik algas meil siis kontserdiga, kus meil anti üle võim, ehk siis me saime omad kohvitassid, et me direktorina oma kohvitassi, siis saime merikesed kohvitassi ja alustasime õpilaste tervitamisega faees ja siis üldised tööplaanid olid see, et käia vaatamas, kuidas õpetajad töötavad ja asendusõpetajad siis ja kuidas üldse kooli peal inimesed ette ei puuduks tundidest ja oleksid korralikult kohal ja see läks hästi. 9. oktoobril käis meediaklass Harival õpperetkel Järva-Jaanis. Markus, mis sinule reisi juures kõige rohkem meeldis? Ma kahjuks ei käinud seal, aga vaatame lähemalt, mis seal toimus. 9. oktoobril toimus meediasuuna õpilaste õppekäik Järvamaale, Järva-Jaani, kus külastati vanatehnika varjupaika, tuletõrje ja kinomuuseumit. See on nüüd esimene muuseum, me avasime sinne peaaegu 15 aastat tagasi ja hakkasime koguma tuletõrjealast vanavara. No see sai otsa see vanavara, enam ei olnud midagi koguda ja siis hakkasime muuseumi koguma. Ja nii me oleme need 9 tükki kokku saanud. Kinomuuseumis sai vaadata huvitavat filmi alkoholi halva mõju kohta ning uudistada, millist tehnikat kasutati aastakümneid tagasi filmimisel. 13. oktoobril suitab teil ehk ametlikul ülikonna kandmispäeval võis näha ringi käimas palju ülikondades poisse ja ka mõnda neiut. Ülikondades poisid oli küll ilus vaatepilt. Heidamegi äkki uuesti pilgu peale. 13. oktoobril toimunud ülemaailmsel ülikonna kandmise päeval paluti ka meie kooli poistel tulla kooli ülikonnas ning tüdrukutele kehtis kontoristiil. 4. vahetunnil toimus lipsusõlme sidumise võistlus, mille võitis G2IÜ. Samuti sisustati terve päev lõbusate ülesannetega. 17. oktoobril toimus meie koolis ettelugemise päev. A-korpuse teisel korrusel sai osa võtta ka raamatulaadast Ostan, müün, vahetan. Anna endast parim, puhudes oma väikesi sisemisi võimalikkuse sädemeid saavutuste tuleks. 17. oktoobril toimunud ettelugemise päeval lugesid vahetundide ajal kooli aulas oma lemmikraamatu katkendeid ette direktor Merike Kaste ja õppejuht Ülle Talts. Ka eesti keele õpetajad pühendasid oma tundides aega erinevate tekstide ette lugemisele. Kas inimene on märganud, et ta on ilma jäänud igasugusest privaatsusest ja oskusest olla korraks oma ette? Samal päeval toimus ka raamatulaat Ostan, müün, vahetan, kuhu oli kokku kogutud palju huvitavaid raamatuid. Pärast laata jäeti kõik alles jäänud raamatud kooli teise korruse riiulitele kõikidele huvilistele lugemiseks. Ka kuu viimane päev oli temaatiline. Milline täpsemalt sellest järgnevas videolõigus? 31. oktoobril korraldati teinegi stiilipäev, seekord Halloweeni teemaline, issanda loomaaed on kirju. Riietuda tuli vastavalt oma äranägemisele, parimad kostüümid said ka auhinnad. Samuti toimus viktoriin, mille vastused olid eelnevalt koolimaja peale laiali jagatud. Eliise, kui kaugel sa oled oma uurimustööga? Ma arvan, ma jätaksin seda pigem enda teada.
Igastahes oktoobri lõpus toimus esimene 11. klasside uurimus- ja praktilist tööde seminar ning Gloria ja Karina uurisid, kui kaugele on keegi sellega jõudnud. 11-ndikel on tulemas esimene uurimistööde seminar ja meie tahtsime teada, kui kaugele nad on jõudnud uurimistöödega. Homme on esimene uurimiste seminar. Kui palju oled jõudnud selleks praeguseni valmistada? No natukene ütleme nii, et sai siin veits tegeletud ja teemad valitud ja uuritud ja et siis peale seda seminari hakkab tõsiselt töö pihta. Noh, ütleme nii, et asjad on paika pandud, olen ka teinud asju, mis on vaja tehtud. No uurimistöö edeneb igastahes. Üldiselt mul on ainult teooria olemas, praktilist tööd ma ei ole veel eriti jõudnud teha, aga mul on juba ettekujutus, mida ma hakkan tegema. Mitte midagi. Mis asja, mis uurimistöö? Praktiline töö on tehtud. No kuna ma korraldasin praktilist tööd, siis põhimõtteliselt on mul üritus tehtud ja sisukord on tehtud ja põhitekst on vaja kirja panna. Kas uurimistöö tegemisel oled jälginud oma kevadel tehtud ajakava? Mitte küll täielikult, aga ütleme mingil määral küll. Kahjuks Descartes ei pidanud tegema ajakava. Ei. Ei, meil ei olnud sellist asja nagu ajakava. Jah, olen küll. Üldiselt võime öelda, et peaaegu kõik õpilased on esimeseks seminariks valmis ja et ainult paar õpilast pidasid kinni ajakavast. Ja ongi aeg jõudnud nii kaugele, et meie Simuna ehk oktoobrikuu saade on jõudnud lõpule. Näeme juba novembrikuus. Seniks aga otsige välja kindad ja sallid, et end külma eest kaitsta. Ja kindlasti ka helkur. Tšau!